Tere kõigile headele müügiinimestele üle Eesti ja kõikides naaberriikides. Taaskord tervitan teid siit mõnusalt autosõidult. Ja kui sa oled müügitöös töötanud, siis sa tead, et kohvitops ja auto on sulle päris armsad kaaslased, sest sa veedad ühest kohast teise sõites. Kontorist kliendi juurde mindes, tagasi sõites, kliendi juurest teise kliendi juurde sõites, lõunatel käies sa veedad autos päris palju aega. Ja võib-olla see sõit on ka mõnes mõttes mõtlemise koht, mis laseb sul natukene mõtte lendama, ka sa valmistad kliendi juurde minekut oma mõttes ette, sa mõtled, mida sa rääkima hakkad, mis on oluline, või sa valmistad midagi muud oma mõttes ette. Igal juhul sa autoga sõites mõtled, sa pidevalt mõtled millegi peale. Et niimoodi tuima näoga kalapilguga, et millegi peale ei mõtle, ma ei tea, nii on vist suhteliselt raske sõita, et mul ei ole niimoodi õnnestunud. Võib-olla sul on. Igal juhul täna 7. müüginädal käimas, 47. müügiminutid eetris. Täna ma põrgatan teile mõned mõtted mõjust ja mõjutajatest, et mult on ka mitu head tuttavat küsinud, et kuule Turmas, et kes sa siis oled, et sa oled nagu influencer või, et sa oled mõjutaja. Ja ma ütlen väga siiralt, et ma ei teinud oma YouTube'i videosid selleks, et olla influencer. Ma tegin neid kahel eesmärgil. Ma tegin selleks, et saada ise julgemaks, et suuta suhelda kaameraga, olla kaameras mina ise. Seda mul tulevikus lihtsalt hädasti vaja. Ja teiseks, anda edasi häid mõtteid, mis võiksid lihtsustada kellegi teise päevakava ja elu. Asju, mida mina olen ise läbi kogenud, asju, mida ma olen läbi elanud. Ja ma ei ütle, et ma olen elus asju kõik õigesti. Ma olen ikka väga palju peaga vastu seina tampinud ja nendest õnnestumistest teinud mingid omad järeldused. Nüüd aga, olge nõus või vaieldage vastu. Kui me vaatame enda ümber ringi ja siis nii äge sõna influencer, et mis asi see nagu influencer ehk siis mõjutaja või mõju, mis on tänaste influencerite mõju ja see tekitab minus, kui väga siiras olla, isegi hirmu. Et nagu, mis mõju on inimestel, kes reisivad ringi ja panevad kogu aeg nagu ägedaid reisipilte ja maailm on nii ilus. Inimestel, kes käivad ühelt ürituselt teise ja kajastavad neid üritusi. Inimesed, kes näitavad oma elustiili ultra ägedana, millene see tegelikult ju ei ole. See tegelikult on ju kõik lausvale. Ja küsimus ei ole mitte selles, et kuidas keegi tahab oma story't ehitada või tahab välja näidata, kuidas ta elab, vaid küsimus on selles, kuidas see teistele mõjub. Ja kui ka ma vaatan oma 10-aastast poega, kui ta mõnikord kuulab mingit YouTuberite seda vlogi ja ma kuulan seda kõrvalt ja ma ei süübi sellesse, aga ma kuulen seda, mida YouTuber räägib puhtas eesti keeles, siis see vigastab mu aju, sest see on lihtsalt nii nagu arusaamatu jutt. Ja kui ma mõtlen teisesti, mis on selle jutu mõju noore inimese ajule või kui isegi mina kuulen, mulle tekitab see aju kahjustuse, aga veel nagu noore inimese mõjule või noore inimese ajule, et kuidas see mõjutab, nagu milline arusaam elust tekib, kuulates seda nagu ilu ja seda nagu üle pakutud mingisugust story't, seda võibki story'ks nimetada. Teisest küljest, mulle ei meeldi inimesed, kes toovad ainult raamatu fakte. Mulle ei meeldi inimesed, kes räägivad quote-ides. Et nagu mõni inimene, kellega kohtud, quote, paar enda sõna, quote, ehk siis kellegi teise mingisugune inglisekeelne ütlus. What the fuck? Miks sa peaksid siukseid asju kogu aeg tsiteerima? Räägi oma enda sõnadega, räägi oma enda kogemusest, ära räägi seda, mida sa raamatust lugesid. Ära kirjuta seda, mida sa raamatust lugesid kellegi teise teemad alla kommentaariks. Kui sul ei ole enda kogemust, siis ära üldse räägi midagi, aga ära räägi quote-ides. Ma ei saa aru sellest. Et kui me räägime influenceritest ja mõjutajatest, siis mul on ka influencerid ja mõjutajad. Need on üle maailma tipptreenerid, müügikonsultandid, juhid ja ma kuulan neid selle pärast, et saada aru millestki, avardada oma vaatepilti millestki, mida ma täna veel ei teadnud. See on mul ainult üks ja ainus eesmärk. Loomulikult ma vaatan, kuidas nad esinevad, kuidas nad oma meediat toodavad, mida nad teevad. Aga selle kulutatud aja eesmärk on saada midagi tagasi. Ja see saada midagi tagasi minu jaoks tähendab saada uusi teadmisi. Ja siinkohal ma ei mõista ühtegi ei YouTuberit ega Insta-influencerit hukka. See on nende elu. Lihtsalt ma ei saa asjast aru, et kui sa oled valmis pühendama oma aega, ja aeg on su kõige kallim vara, mis sul üldse on.
kui sa oled valmis pühendama oma aega kellegi vaatamise, jälgimise peale, kes tekitab sust tunde, et tema elab mingit ultraägedat elu ja see ei ole sinu elu, ei ole nagu kaugeltki sarnane, siis why the fuck peaks sa sellise asja peale aega raiskama? See on halb mõju. See mõjutab sinu elu halvasti. Kui sa tahad elus edasi jõuda, siis otsi endale, ma ei tea, nii-öelda mõjutajaid või mõjuisikuid, keda sa jälgid, aga otsi neid selle järgi, et nad toodaksid sinu ellu midagi kasulikku. Nad avardaksid su vaatenurka, sa avardaksid su maailma, sa saaksid aru millestki, millest sa ennem aru ei saa, mis viib sind elus edasi. See on mõju, see on influence. Ja ära pane neid kuradi fucking quote kogu aeg igale poole. Võta need quote'id endale teadmiseks. Ela ja realiseeri oma elu nende quote'ide järgi ja nende mõjutajate sõnade ja tegude järgi. Ja kui sa tahad nagu oma aju programmeerida, siis loomulikult oma alateadvus, siis tee seda, aga tee seda endale. Mitte ära looda, et terve maailm teab sind läbi kellegi teise quote'ide. Ma ei mõista seda. Ma lihtsalt ei mõista seda. See on aja raiskamine. Sinu aja ja teiste aja raiskamine. Sorry, et see teema tõmbas mind natukene käima. Sul on kindlasti oma kogemus, sul on kindlasti oma arvamus, tulista, kommenteeri. Anna lihtsalt teada mulle, kuidas sina seda asja näed. Aga mina siiralt soovitan sulle, kui sa oled müügitöös, siis kuula häid müügitreenerid üle maailma. Kui sa üldse oled valmis oma aega pühendama, siis pühenda selleks, et sa saaksid ise paremaks, et sinu väärtus turul tõuseks. Sul tuleks uusi oskmisi, uusi teadmisi ja sa rakendaksid neid kohe praktikasse. Ma arvan, et see on üks kõige parimaid asju, mida sa ise enda elu jaoks teha saad. Ja mitte vaadata mingit fucking sotsiaalmeedia voogu ja mõelda, uskumatu, kõik on täis. Tekibki selline tunne. Scrollid, kõik on täis. Tegelikkus ju ei ole selline. Tegelikkus on kaugel sellest. See, et sa näed oma uudistevoos 4 tuttava reisipilte, see ei tähenda, et kõik on reisil. Tegelikult kõik teevad paleigist tööd. Ja ka teevad need, kes olid Tais paleigist tööd oma järgmist fucking reisi välja teenida. Selleks, et jälle teha tohutult ilusaid pilte. Ja jätta jällegi mulje, et elu on lill, kui tegelikult elu ei ole lill. Elu on tõsine. Tõsine. Telgitagus on ka tõsine. Ei ole kogu aeg fun. Müügitöös ammugi ei ole fun. Nii et ma ei oska teile, sõbrad, rohkem midagi soovitada. Püsige lainel, jälgige Äripäeva raadiot ka. Äripäeva raadios saade läks jälle käima. Varsti suudame üllatada veel ühe ägeda sisutootmisega. Igal juhul ma soovin teile jumalast ägedat 7. müüginädalat ja valige oma mõju selle järgi, mis tõstaks teie väärtust turule. Aitäh teile ja tšau!